Tere, minu nimi on Kaarel Tilk. Hetkel oleme Adrenaliin Areenal, kus siis saab talvel treenida ja valmistuda uueks soojaks. Raja puhul on väga äge see, et see sobib nii lastele, harrastajatele kui ka siis profisportlastele. Et siin on erinevad elemendid olemas, natuke raskemaid, natuke kergemaid, ühesõnaga kõigile sobib. Saab tulla enda tsikliga ja kui enda tsiklit ei ole, siis saab tulla siia areenale ja rentida siit tsikli ja tehakse kohe ühtlasi ka õpetus, antakse varustus ja saad proovida ja oma esimesed ringid siin ära teha. Aga kuidas sulle endale see rada meeldib, selle hooaja rada? Väga meeldib, ta on väga mõnus, siin on ägedad hüpped, mõnusad kurvid ja rada on hästi hooldatud, hästi kastetud, et suvele hästi sarnane ja väga mõnus on sõita. No, aga sina oled nüüd kiire sõitja, kas sulle on see nagu väljakutseks ka? Ja on küll, siin on erinevad sektsioonid, kus siis saab harjutada, kas hüppad näiteks kaugemale või hüppad vähem, et kõik võimalused on olemas, et areneda. Aga nüüd tuleb, ütleme, mõni aeglasem sõitja. Kas temale see rada liiga raske ei ole? Ma arvan, et ei ole. Võib-olla paar elementi on, mis on natukene alguses, et võib-olla natuke hirmus, aga tegelikult on nad väga mõnusad, väga lihtsasti teostatavad ja ei ole midagi siin hullu. Aga nüüd tuleb, ütleme, mõni poiss või tüdruk ja ta pole elu sees mootorratta seljas olnud, rendib siit, sai rentida, eks ju? Sai rentida. Rendib siit mootorratta, varustuse, nii, esimest korda elus läheb mootorrattaga sõitma. Temal ei ole see rada raske või? Ma arvan, et ei ole ja kui on ikka niimoodi, et täitsa esimest korda ja natuke kardab, siis meil on võimalus see, et me saame ümber rada sõita ringi ratast ja ei sõidagi ühtegi hüpet, vaid lihtsalt sõidame sirge peal. No, nii. Et siin leiame alati lahenduse, et oleks mõnus ja mugav sõita. Okei. Aga nüüd ta julgeb siis sinna rajale minna. Sina oled kiire sõitja, tema on hästi aeglane, alles algab. Kas ta sulle jalgu ei jää? Sõidad talle otsa äkki? Ei sõida. Meil on siin selle jaoks erinevad grupid, kus on siis väiksemad ja suuremad. Vahel on ka 3 gruppi, et kui on palju rahvast, siis teeb niimoodi, et on näiteks kõige väiksemad, siis keskmised ja siis suuremad või kiiremad. Et alati on tehtud niimoodi, et oleks kõigil ohutud. Ja võib alata juba mis eluaastast? Päris väiksed, jah? Jaa, päris väiksed, et siin ma arvan, et kõige nooremad on 4, võib-olla ka 3-aastased, et aga rattaid saab rentida siis nendele väikestele ka või? Ja nendele väikestele saab ka, et meil on paar sellist, see on küll vana tsikkel, aga sellele sarnast uuem tsikkel, mis on võimalik rentida, et kui juba jalgrattaga oskab sõita, siis ilma abiratasteta, siis on krossikaga. Võib tulla siia? Siis võib tulla sõitma. Ja mis sa ütled poistele? Kas tasub tulla? Tasub tulla. Võtke pere kokku, tulge siia ja tulge nautige. Aitäh! Aitäh!